Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Tervist, stuudios on Einar Laigna. Arutleme täna teemal, kelle võim, selle usk ja ühtlasi ka küsimust identiteedist. Kuna identiteedi küsimus on Eesti ühiskonnas seoses viimaste sündmustega tõusnud teravalt päevakorda ja see puudutab ka meid ja on ka meid endid äratanud selle küsimuse suhtes mõtisklema. Katsume siis täna jälle kasutada seda Jumala imelist andi, mille nimi on mõistus ja rahulikult mõningatest faktidest arutleda. Minu ees laua peal on 13 vappi. Ma ei saa kahjuks neid näidata. Need vapid on sümbolid võimudest, mis on Eestis olnud alates 1219. aastast. Kõigepealt Taani kuningriik, siis Mõõgavendade ordu, jälle Taani kuningriik, siis Saksa ordu, siis Liivi ordu, Rootsi kuningriik, Vene keisririik, Saksa keisririik ja enne imet äkki Eesti Vabariik. Siis on jälle Nõukogude Liit, siis Saksamaa, Nõukogude Liit ja jumal tänatud viimaseks vapiks selles reas on jälle Eesti Vabariigi 3 lõvi, mis pärinevad küll Taani vapilt algselt ühe väikese erinevusega ainult. Taani kuningriigi vapil on lõvidel kroonid peas ja meie omadel kroone peas ei ole. No sellest mõtisklege igaüks ise, mis erinevus siis selles on. Veel torkab silma vappide juures see, et Vene keisririigi vapil on kuulus Bütsantsi 2 peaga kotkas, vaatab idasse ja läände, milles väljendub pärast Konstantinoopoli langust Vene keisririigis tekkinud eneseteadvus, mis tähendab õigust valitseda kogu maailma, see on pretensioon maailma valitsemisele ja siis see 2 peaga kotkas vaatab nii itta kui läände, vaatab 2 poole. Veel on selles püütud näha nagu vaimuliku ja ilmaliku võimu kooslust, ega ka see vale ei ole, aga põhisümbol siiski tähendab see soovi valitseda idat ja läänt, valitseda maailma. Aga silmatorkav on ka Nõukogude Liidu vapp ja mille poolest, nimelt selle poolest, et seal ei lepita vähemaga kui terve maailmaga, see tähendab terve maakeraga. Kui ühe riigi vapi peal on terve maakera ja selle maakera peale on pandud oma märk, siis selles väljendub selle riigi niisugune globaalne imperialism, see on see sama soov valitseda tervet maailma. Muidugi ei tähenda see seda, et teised suurriigid sellest patust vabad oleksid, sugugi mitte, aga nii palju siis nendest sümbolitest. Aga meile kõneleb see veel ka seda, et kui Eestis on 800 aasta kohta olnud 13 eri niisugust poliitilist riiklikku võimu ja kui ainult möödunud sajandil oli vist siin 6 valitsust vahetus, siis on küsimus sellest, kes me oleme, mis on meie identiteet ja kindlasti on üks osa meie identiteedist, meie mentaalsusest, meie vaimsusest ja ka poliitilisest ellu suhtumisest on paraku niisugune termin, mida võib nimetada ajaga kaasas käimise ideoloogia, ehk teisi sõnu, nagu seda ammu on öeldud, kelle võim, selle usk, cuius regio, eius religio. Et inimeste usk ja maailmavaade on siis põhiliselt jagunev 2, üks on see, mis on tegelikult oma
nii-öelda kultuuri süvateadvust, psüühikat, mentaliteeti iseloomustav ehk see, kes me oma sügavast tegelikult tõesti oleme, ja teine on selle väljund, mis vastavalt ajaloolisele ajale siis, nagu me näeme, on muutuv. Ja kindlasti on siis iga aeg omaette kombinatsioon sellest kahest. Ja ometi niisugune ideoloogia, mida me oleme kuulnud Eestis ju palju, ajaga tuleb kaasas käia. Ajaga peab kaasas käima ja ma mäletan, kui nõukogude ajal televiisor kui niisugune nähtus hakkas massiliselt levima, siis mitmel pool, kus ma olin külas ja mäletamise järgi olid need kõik väga eestimeelsed ja sinimustvalged perekonnad olnud kunagi, et siis hardalt vaadati seda ja kui ma küsisin, et mis seal siis nii väga vaadata on, siis vastus oli väga ninakas ja öeldi, sealt saab teada, kuidas nüüd peab olema. Ajaga tuleb kaasas käia. Ja oli ka selgitus juurde, et see on nii-öelda ainukene pant meil püsimiseks ja alles jäämiseks. Ma arvan, et siin on väga palju ära öeldud sellest ajaloolisest tragöödiast, mis on meie rahval läbi ajaloo olnud ja peame paraku tunnistama, et kindlasti see oskus peab olema ja küllap see iseloomustab tegelikult kõiki rahvaid ja ometigi ka meie pisike Eesti rahvas läbi ajaloo hirmsate katsumuste positiivse poole pealt vaadates on ometigi suutnud oma põhiidentiteeti säilitada. Nii et olgu siis alguses ära öeldud ka koos teatud niisuguse negatiivse ja kurva tooniga kohe ka hea ja parem pool, kuna nad elus on alati koos olemas. Niisiis Eestis on olnud palju valitsusi ja võime, aga mis on püsiv on olnud see imeilus Eestimaa, mida Läti Henrik juba oma kroonikas ei jõua ära imestada ja kiita, meie põldude ilu, meie metsade, aasade, niitude, jõgede, järvede, ojade, mererandade, me teame seda ise, aga vist ei oska seda alati piisavalt hinnata. Ja seetõttu on tore, kui me kellegi teisalt tuleva inimese, välismaalase pilgu järele, kes imetleb seda, mis meil on, õpime ise oma väärtusi hindama.
olemine ja olemasolemine. Aga nüüd ajaloo juurde. Muinaseestlased, neil oli see loodususund, nii nagu kõikidel rahvastel kristluse eelsel ajal. Eesti ei olnud selles mõttes erand teistest Skandinaavia riikidest või Euroopa rahvastest või Germaani hõimudest. Ja need rahvausundid on ju oma sisult põhiliselt kõik sarnased ja samased. Seal ei ole mingeid niisuguseid teravaid natsionaalseid erinevusi. Ja nüüd, kui pärast Rooma impeeriumi langust toimub impeeriumi renovatsioon ja frankide riigis, me oleme sellest rääkinud korduvalt, Karl Suur, siis olles Rooma impeeriumi juriidiliselt taastanud, ehitab põhjapoolsel osal Euroopasse, tähendab põhjapool Itaaliat. Selle Euroopa ühtsuse aluseks oli ja riikluse ja territoriaalse jaotuse ja haldamise aluseks olid ju kihelkonnad, kihelkonna kirikud, Stiftskirche asustuskirikud, mille kaudu toimus siis nii maa administratiivne haldamine, võimu teostamine, kui ka sotsiaalne kontroll perekonna elu üle, ühiskondliku elu üle ja ka hariduselu üle. Ja nüüd, kui jõuab 13. sajandil Lääne-Euroopa ekspansioon, see on ka ju tegelikult ristisõdade aeg, aga ristisõdades see aeg, kus aripunkt Palestiina liinil oli juba niimoodi tugevasti räsitud ja hääbumas, siis see huvi siia ida poole kindlasti oli poliitiliselt väga suur ja paavsti soov luua siin, muuseas ka templiordu käis siin vaatamas ja tahtis omale alalise asukoha teha pärast Palestiinast äratulekut Põhja-Eestis siin, aga see kliima peletas nad siit ära, sest nad olid põhiliselt Prantsuse päritolu mehed. Ja tegid oma pesa siis Lõuna-Prantsusmaale, kus on selleks muidugi siis Rennes-le-Château, mis muidugi klimaatiliselt neile sobis ja kindlasti ka mitmes mõttes poliitilise asukoha tõttu. Nii et kui me olime sarnaselt kõikidele teistele Euroopa hõimudele ja kujunevatele rahvastele paganausulised, seda mitte halvustavas ega nii sõimu mõttes, nagu tihti seda on kasutatud, vaid see oli loomulik inimühiskonna suhe universumi tähtede loodusega, mis lõi selle harmoonia, mis tagas elu säilimise, siis kristlik kultuur mitte natsionaalsena ühendas Euroopa rahvaid, andis ühed alused ja mis kristlikus religioonis on ainulaadne ja mis tegelikult igas teises religioonis sellisel kujul ei ole rõhutatud, see on inimhinge, inimisiksuse tähtsus. Selles on kristliku religiooni nii-öelda niisugune kardinaalne erisus teistest, et ta väljub võimsalt hõimu rahvuse tasandilt, ta on internatsionaalne ja tema esikohal on üksikisik ja selle üksikisiku kui hinge, selle isiksuse suhe kõiksusega, loodusega, teise inimesega. Ja sellest on ju loomulikult välja kasvanud ka tänapäeva Euroopa Liidu arusaamad inimõigustest, kus siis inimesest on saanud niisugune kapriisne suverään, kellele keegi ei tohi midagi öelda ja kes on siis seadnud nüüd muidugi juba ka liialdatult ja purunenud süsteemis ainult nii näeb oma mõnusid, oma isiklikku hüveolu, oma isiklikku heaolu, oma isiklikke õigusi ja vastandab neid igal võimalusel kellegi teise inimese samasuguste õigustega, siis paraku peame tunnistama, see on kristliku kultuuri mõttes hereesi ja valeõpetus, mis ühtlasi on ka märk selle kultuuri hääbumisest ja mandumisest. Aga tuleme oma identiteedi juurde, kelle võim selle usk. Kui 13. sajandi alguses mõõgavendade ordu nii ühelt poolt sõjalise võimsuse kui teisalt eriliselt osava poliitikaga, mida piiskop Albert
kes oli eriline talent diplomaatias ja osavas poliitikas, oskas kõikide kohalike hõimude ja rahvaste omavahelisi vastuolusid ära kasutada, sest et otsesest sõjalisest jõust ei oleks tal jätkunud ja selle tulemusel toimub maa sõjaline alistamine. Eestis oli ristiusk juba paikkonniti ennem olemas rahuliku missiooni tulemusel, mida näitavad ka uurimused Saaremaal, näiteks Valjala kiriku juures kristlikud matused, mis on leitud ja mis on dateeritud aastasse vähemalt või hiljemalt 1200. Ja me teame ka, et kui Saaremaa ühelt poolt küll alistub, kuid teisalt alistub targalt, see tähendab, teeb Orduga teatud lepingusuhte, mis säilitab suuresti ka oma kohalikku iseseisvust, et siis kutsuti rahvas kokku ristimisele Valjalasse, tähendab, seal oli juba ammust ajast üks ristiusu keskus olemas. Nii et eestlased tunnistasid, et ristiusu jumal oli tugevam kui paganausu jumalad ja siin juba väljendus siis see, kelle võim, selle usk, kes on tugevam, kelle jumal on vägevam, ju siis selle usk on ka õigem. Ja seetõttu ei saa rääkida tegelikult Eestimaa vägivaldsest ristiusustamisest, nagu see nutulaul väga ebaaajalooliselt tänapäevani käib, ikka see tule ja mõõgaga. Eestlased võiks natukene oma ajalugu õppida tundma ja mitte leierdama niisugusi ärkamise ajast pärit nutulaulusi, ebaajaloolisi nutulaulusi. Ajalugu ei ole niisugune, natukene teistmoodi on need asjad. Ja ehkki ajalugu on alati poliitiline teadus ja puudutab inimest, kuluks siiski ära meie enda huvides, ajaloolise tõe huvides olla objektiivne ja siin on alati rohkem kui kuskil mujal vaja teadmist ja külma mõistust, rahulikku analüüsivõimet. Ja ma arvan, et meil seda peaks ilmselt jätkuma, vähemalt meil ajaloolaste osas. Ajalugu ei saa olla ainult niisuguste emotsioonide väljaelamise paigaks. Nüüd 300 aastat Ordu aega on tegelikult samuti ajaloos hilisemate ajajärkude poolt hirmsasti mustatud ja laimatud. Kui mingiks hirmsaks pimeduse ja vägivalla ajaks, tegelik olukord on hoopis teine. Selle 300 aasta kohta, mis on Ordu aeg või katoliku aeg, me teame, et kui 1525 tuli protestantism ja nii nimetusega usupuhastus, siis iga uus võim ju alati või väga tihti õigustab ennast sellega, et ta eelmist võimu maapõhja kirub ja laimab ja teeb mustab ja maha nii palju kui võimalik, et näidata, kui õige ta ise on. No see on tavaline ajaloos. Ennem oli hirmus paha, aga vaadake nüüd, kui hea on. Ja selleks, et näidata, kui hea nüüd on, tuleb minevik hästi mustaks teha. See meenutab täiesti ärkamise aja psüühikat, kus inimene, kes tegi usulise, siis kui ta tunnistas seda, missugune imeline muutus temas nüüd on toimunud paremuse poole, siis selle eelmise aja tavaliselt ta mustas koledal kombel ära ja tegi enda hullemaks, kui ta iialgi on olnud, et näidata, et see paranemine on hästi niisugune suur ja hästi võimas ja hästi tore. See on kõik nii psühholoogiateaduse pinnal mõistetav, aga siit peaks ka tegema omad korrektiivid, kui me analüüsime neid asju. Nii et 300 aastal juba Eesti rahvalaulud näitavad seda, kuidas oli katoliku kirik oskanud ja teda ta oskas igal pool enamasti rahvausundiga ilusti ennast liitu lüüa. Minge Mehhikosse, vaadake, mis seal toimub. Seal vana indiaani usund ja katolitsism on niivõrd segunenud, et seal täiesti võib rääkida neist tüüpilisest Mehhiko katolitsismist või kus tahes mujal, kuhu me läheme, kus kohaliku vana rahva usundi elemendid ja kõik on ilusti sulatatud katolitsismi sujuvalt ja valutult sisse, nad on alles jäänud kõik. Neile on antud ainult kõrgem mõte, uus mõte, teinekord uus nimi. Ka vana nimi on paralleelselt alles jäänud mingitel pühakutel, mis tahes. Nii et see järjepidevus tegelikult on ju vajalik ja tark, mitte et nüüd kõik, mis on olnud, kuulutame kurjaks, pahaks, halvaks ja hakkame seda maha trampima ja materdama. Me oleme näinud, mis me oleme endale halba teinud nüüd viimasel 15 aastal sellega, et me loobusime ja materdasime maha ka kõik selle, mis Nõukogude ühiskonnas hästi oli. Et me oleme sellega ka vea teinud, et niisugused revolutsioonilised ajad on selles mõttes väga
väga nii rumalad, et nad tahavad kõik minema visata või nagu see ütelus on, laps minema, vesi minema ja vann minema, kõik kolm. Mitte ainult pesuvesi, vaid kindlasti laps ka. No see tuntud väljendus peaks ju meile ilusti selgeks tegema, kuivõrd on tarvis külma, kainet, mõistust ja veel kord mõistust. Intellectum da mihi domine Aquino Toomase palve, issand, anna mulle mõistust, küll me peaksime seda iga päev endale 300 korda meelde tuletama, et oma emotsioonide maailma talitseda. Nii et selle 300 aasta kokkuvõtteks võib öelda, põhiviga meie ajaloo mõistmisel on olnud see, et Rooma-katoliku kirik, siis mõõgavendade ordu, Taani kuningriik, Saksa ordu, kes tahes, see löödi kõik ühte patta ja teisele poole pandi siis Eesti maarahvas. Tegelikult ajalooline pilt on hoopis teine. Kirik, kloostrid ja maarahvas oli üks rinne ja ordu oli teine rinne ehk ilmalik võim. Ja see oli kogu selle 300 aasta põhivastuolu. Selle on ka suurepäraselt põhjendanud ja ürikuliselt ja allikatele toetudes välja toonud niisugune meie ajaloolane ja õpetlane nagu Uku Masing, keda kõige vähem saab kahtlustada saksa meelsuses ja kelle niisugune ürg-eesti meelsus peaks olema väljaspool igasugust kahtlust, nii et ta on suutnud jääda ausaks ajaloolaseks ja need ka kirikuloolasena, teoloogina selle külje välja toonud, mis on tihti jäänud profaanajaloolastel tähelepanuta. Nii et eestlased, kes olid siis vanad, toredad, ausad paganad oma looduse usundis, katolitsismis said selle sisu säilitada, aga astusid kõrgemale tasandile ja rahvalaulud, nagu Mikk Sarv on seda välja toonud sellest ajast, näitavad, kuidas siis vana Eesti maaema, see on ju Jumala ema, et see orgaaniline ja loomulik üleminek katolitsismile ja kui rahvalauludes see väljendub, siis see tähendab ju seda, et rahvas on omaks võtnud midagi. Rahvalaulu ei jõua asi, kui see ei tule hingest, kui ei ole see, mida sa tunned, et see on õige, kui see ei väljenda sinu hingeseisundit, sinu soove, sinu mõtlemist. Nii et meil tuleks oma ajalooga luua täiesti uued suhted ja vabaneda nendest emotsionaalsetest hüüdlausetest, millest enamuste inimeste ajaloo teadmine koosneb. Neid on umbes 4, 5, 6 tükki ja sellest rohkem polegi. Nüüd, kui tuleb protestantism Eestisse, siis protestantlus ei olnud rahvaliikumine Eestis. Jätame Saksamaa sündmused kõrvale, kus nad olid põhiliselt poliitilise värvinguga, aga kõiki tolle aja asju elati välja religiooni kaudu ja läbi, tegelikult ka tänapäeval. Et Eestis reformatsioon võitis mitte rahvaliikumisena, vaid valitseva klassi liikumisena ja miks? Valitsev klass nägi nüüd võimalust allutada põhivaenlane kirik oma võimu alla. Rooma-katoliku kiriku eripära ajaloos on see, et ta ei ole kunagi olnud ühegi seisuse kirik. Ta on suutnud kõik seisused endas ühendada üheks kirikurahvaks, kelle kohta kehtivad ühed reeglid, mida näitas ka see, et kui kuningas pandi kirikuvande alla, siis sellest vabanemiseks näiteks Henry Inglismaal peab ennast piitsutama Becketi haual, kelle ta mõrvata lasi. Teine Henry peab Canossas 3 päeva lumes põlvitama ja palvetama, et talle andeks antakse. Et kirikul oli üks reegel kõikide jaoks, sõltumata sellest, missugune võim sul oli. Oled sa keiser, oled sa kuningas, talupoeg, sant, mis tahes, reeglid olid ühed. Kuivõrd muidugi see ajaloos alati õnnestus seda teostada, on ise küsimus, aga sellest kirik ei taganenud, sellesse suur vastuolu. Ja nüüd, kui Saksamaal reformatsioonis paavsti poliitilisest võimust taheti vabaneda, siis küsiti Luteri käest, kes on siis kõrgem võim siis kiriku üle, kui mitte paavst. Ja Luteril polnud muud öelda, kui et siis on ilmalik vürst. Järelikult ilmalik võim seati üle kiriku, üle vaimuliku. Ja muidugi see meeldis ka siin Eesti ja Liivimaal kohalikele ilmalikele võimudele ja selle tõttu neile läks väga nii. Meeltmööda oli see, et saab oma kiriku ja enam ei pea paavstiga arvestama. Ja siit algavadki Eesti rahva religioosse ja kirikuelu nii-öelda traagilised leheküljed, et kirikust sai valitseva klassi kirik.
ja selle tagajärjed ja jäljed on niivõrd sünged ja masendavad tänase päevani, millega on rikutud ära üldse eestlaste arusaamad religioonist, eestlase suhe oma ajaloolise kirikuga, need rasked protsessid, mis toimusid 20. sajandi alguses, kui luterlik kirik sakslaste käest tuli üle eestlaste kätte, siis muidugi paraku see kirik pärandina sai ka kaasa selle härraskiriku maine ja see on kahjuks tänase päevani ja see on üks meie rahva kõige nõrgem ja kindlasti saatuslikem koht, kuna religioon on ju kõige alus ja kõike määrav. Niisiis oli jälle muutus ja kogu 17. sajand, mil me Rootsi võimu all oleme ja Rootsi kuningriigi ajal 1561–1710 Eestis siis viidi läbi niisugune ortodoksse luterliku kiriku võrdlemisi karm valitsus, mis oli hoopis midagi muud kui see, mis katoliku ajal oli. Ja selle aja visitatsiooniprotokollides ei lõpe kaebused selle üle, et eestlased jäävad truuks ebausule, see tähendab katolikku usku harrastas rahvas keeldudest ja karistustest, mis ulatusid kuni süüdistusteni nõidumises ja nõidade põletamiseni sel juhul. Eestis ju ainukesed nõiaprotsessid, kus põletati inimesi, oli 1600 ja need olid tegelikult katoliiklased, kes sama usust kinni pidasid. Nii nagu Inglismaal, kui Inglise kirik tehti anglikaani kirikuks, siis hakati katoliiklasi sõna otseses mõttes mõrvama ja tapma ja preestraid pooma ja mis tahes. Ehk teisi sõnu, see oli poliitiline võitlus, millega paavstimeelset lihtsalt füüsiliselt hävitati. Nii et see liikumine, mis algas suure ususallivuse sildi all, lõppes enneolematu sallimatusega, nagu kõik võitlused sallivuse eest on lõppenud ääretu sallimatusega kõigi nende suhtes, kes pole nii sallivad nagu meie. Me oleme seda tänapäeval ka näinud ja näeme ka praegu seda, kuidas tolerandid või tolerantsusest kisajad on ise kõige väiksema sallivuseni amplituudiga. Nad sallivad ainult iseennast ja enda sarnaseid.
sul ohvrin õhkamisi ja pühi palumisi. Su heldus jäägu mulle, mu süda templiks sulle. Su sõna mind sind hoidku, teed taeva poole näidku. Olemine ja olemasolemine. Niisiis jälle muutus võim ja nüüd, kui hüppame otse tänasesse päeva, kus on nüüd nii palju eri võimisi olnud, siis kui 19. sajandi eestlane oli veel sügavalt niisugune, või ma ei taha kasutada seda sügavalt, vaid ta oli tõsiselt kirikurahvas, kristlik rahvas, usklik rahvas selle sõna religioosses mõttes, siis meenub ka kohe Antonio Bossevino, ühe jesuiidi paavsti legaadi reis Eestisse, kes 16. sajandil külastab Eestit ja kirjutab aruande Mantova hertsoginnale selle kohta, mis ta siin nägi. Ja ta räägib eestlastest kõige paremini, kõige soojemini, kõige kaunimalt, kõige ilusamalt sellest, kuivõrd tõsised ja hardad katoliiklased on eestlased. Ja et tema jutustus tõepärane on, näitab juba see, ta toob ühe näite, kuidas pühade ajal eestlased kannavad kirikust kauge maa taha ämbrite viisi pühitsetud vett, et sellega joota oma loomi. Vaat siin tunneme me eestlase ära. Hoolitsus oma loomade eest. Ja see, kuidas veel 20. sajandil käidi kirikusse, nagu öeldi, 7 versta tuli jala minna, pastlad või kingad võeti kätte, et ei kuluta, mindi palja jalu ja jalanaud pandi jalga alles kiriku ukse ees. Et me ei tohi seda ära unustada, missugune meie rahvas on olnud veel hiljaaegu. Ja nüüd, kui Eesti Vabariik tuleb, siis ilmneb kohe üks huvitav nähtus, äärmine antiklerikaalsus, antireligioossus ja see läheb tigedaks kohe. See läheb kurjaks ja tigedaks, milles on ootamatult asi, et kui oma riik kätte saadi, siis see kirik, kes läbi sajandite tagas Eesti rahva alles jäämise, see kirik, kes hoolitses perekonna eest, rahva ja perekonna moraali eest, see, kes andis Eesti rahvale kirjakeele, koolihariduse rajas ja muusikaõpetuse ja kõik, kogu kultuuri tegelikult. Et ootamatult tänu asemel on viha, põlgus, sülitamine, umbes nii, nagu kui te loete interneti kommentaare, kui mingi religiooni teema on, siis alles näete, mis sealt tuleb nendest kommentaaridest. Muidugi pole need kõik inimesed, kuid seal siiski väljendub midagi. Ja samal ajal, kui näiteks 70. aastatel ma läksin Leetu, et siis, kui siin Eestis sõna kirikut ei julgetud suhu võtta ja vaadati kahele poole ja kardeti, siis Leedu katoliku kirik 80% leedulastest nõukogude ajal käis kord nädalas kirikus, kirikud olid rahvast täis ja tavaliselt kiriku rahva istepinkide ja altari vahelises ruumis 10 väikesed lapsed kakerdasid ringi, see tähendab, leedulane viis kirikusse väikesi lapsi, mida eestlane ei julgenud. Ja eestlane ei julgenud ka nõukogude ajal rääkida oma lastele kodus lähiajaloost. Ja mina mäletan, kuidas 1972 kohtudes ühe noorterühmaga olid nad siis üllatatud, et kirikuõpetaja polegi idioot ega loll, vaid ilmselt haritum kui kõik teised, ja küsisid minu käest, kas see on õige, et kunagi on olnud Eesti Vabariik ja isegi oma lipp. Nii, see oli 72. aastal noored inimesed ja nüüd on küsimus, mida tegid nende isad ja emad. Kas nende perekonna traditsioonis siis tõesti sellest polnud räägitud? Tähendab, niisuguse hirmuga oli maha vaikitud kõik lähiminevik, käidi ajaga kaasas. Ja sellega on küsimus, kes me siis oleme?
kui me olime ühed, siis olime teised, siis lõpuks olime kolmandad. Pärast Põhjasõda on rahvast nii nõrgenud 1710, kui liidetakse Vene keisririigiga, et peale seda võib rääkida, et domineerib Eestis põhiliselt siis luterlik kirik ja taandub täielikult katoliku usk kuskile nii minevikku ja teadvusest välja. Et kui see ajaga kaasas käimise niisugune ideoloogia on ühelt poolt, siis kes me siis oma sügavas ja sisimas tegelikult oleme? Kes me siis oleme? Kord olime ühed, kord olime teised, siis olime kolmandad, siis neljandad ja muidugi sellest me näemegi, et neid väliseid asju eestlane võtab, käib ajaga kaasas, viskab sama kergelt minema, võtab uue ja sellega koos siiski ometi, kui ühelt poolt me võime näha mingit niisugust maotut, koletut ja tülgastavat orjamentaliteeti, siis selle all säilitatakse tegelikult ka midagi päris omast, aga kurb on, kui selleks päris omaks on ka üks osa sellest orjamentaliteedist. Ja selles näen ma kõige kurvemat nähtlust, mis praegu meil on. Euroopa kui kristliku kultuuri nii ütleme põhi väljakujunemise koht, kust läks ka siis ta mujale. Tema tippaeg oli 12., 13. sajand, siis hakkab vaikselt allakäik. Öelge, mida panna Gooti katedraali kõrvale. Kas saab veel midagi teha peale Gooti katedraali? Kuhu veel on minna? Baroki rafineeritus, peenenemine, sublimeerumine. Ja kui praegu vaadata Euroopat, siis seal kehtib kristlik hereesia, see tähendab ülepingutatud jutt inimõigustest ja teisalt üha suurenevad igasugused keelud ja käsud, mis seda inimõigusi ja vabadusi üha järjest ja järjest hakkavad piirama. Euroopa kultuur on oma allakäigus. Mis on identiteet? Identiteet on ju rassilis-rahvuslik kõigepealt. Kuna tänapäeval me oleme ajalooliselt kujunenud läbi igasuguste segunemiste, siis on üks identiteedi, nii ütleme, põhinäitajaks mentaalsus, psüühiline tüüp, kultuuritüüp, psüühika, keel, keelepsüühika, keeles väljenduv emotsionaalsus, mentaalsus. Et see on kindlasti üks osa identiteedist. Ehkki need, kes pooldavad puhtalt rassiidentiteeti, on selle kohta öelnud küll, et keele õppimisest ei ole veel kasu, nad hakkavad lihtsalt meie keeles mõtlema omi võõraid mõtteid ja võib-olla tasub ka seda asja tähele panna ja elu kipub seda ka tihtipeale tõestama, et inimese süvakihtides määrab ikkagi kõike tema geneetiline päritolu, mis lööb kriisiolukordades välja. Nii nagu Eestis on hulk inimesi, kelles teatud niisugusest, ütleme, ärrituvuse või situatsiooni tasemest alates selgub äkki, et sealt põhjast tuleb välja puhas sakslane või keegi muu. Et see, mis geenides on ikka kõige määravam ja kõige olulisem. Seetõttu näiteks piibli alusel ja me teame, et juutidel tänase päevani rahvust määratakse naise emaduse järele, emaliin. Ja et naine on siis rassipuhtuse hoidja vastavalt piibli õpetustele. Praeguses Euroopas me kahjuks peame tunnistama, et see, mis Euroliidu poolt siia tuleb ideoloogilises valdkonnas, on täiesti ilmselt eluhoiakud, mis sisuliselt on vaenulikud perekonna ja rahvuse suhtes. Paraku nii see on, olgu lühidalt öeldud. Ja nüüd, kui on identiteedi küsimus üles kerkinud, kui ühelt poolt me ajaloos näeme ajaga kaasas käimist, me näeme seda, et kelle võim selle usk või siis poliitiline korrektsus laulda seda laulu, mis antud hetkel praegu peab laulma, et meil on ka kindlasti olemas oma rahvuslik kultuuriline identiteet. Need on meie süvakihid, mis ühelt poolt on väga geneetilis niisugused orgaanilised ja teisalt mentaalsed. Ajalooline pärand ei kao kuskile, ta võib kaduda teadvusest, kuid ta mängib oma võimsat rolli alateadvuses. Ja kriisiolukorrad ongi selles mõttes ka head ja vajalikud, et nad äratavad inimesi üles ja toovad
alateadvuse süvakihtidest välja meie tegelikku olemust, tegelikku loomust ja selleks, et neid kihte puudutada, on teinekord vaja teatud oraga torkida nendest pealmistest kihtidest läbi. Ja siis inimesed nagu ärkavad äkki jälle. Nii et kõige selle negatiivse kõrval, mis meie analüüsis alati enda kohta julgeme ja oskame välja tuua, me peame ka rõhutama seda positiivset, vaatamata kõigile sellele, mis on läbi sajandite olnud, me oleme olemas, me oleme alles, me oleme teadlikud selles, me omame oma identiteeti, kuid me vajame pidevat nuuti ja malka endale selga, et seda identiteeti mitte lasta rohtu kasvadega uinuda. Ja selleks kõlbab ka malk, mida väljaspoolt antakse, nii et keretäied kuluvad tihtipeale ära nii lastele kui täiskasvanutele. Ja nüüd ma toon teile ühe ilusa näite. Siin mõningaid aastaid tagasi üks Eesti laulukoor, nime ma muidugi ei mäleta enam, käis Itaalias lauluvõistlustel, üle Euroopa olid seal koos laulukoorid. Mind oli kutsutud pooleldi itaallasena sinna siis seda koori saatma ja suhtlema koha peal ja nagu esindama koori ja eestlased võitsid selle ja võitsid suurelt. Ja eestlased olid, Eesti laulukoor üldiselt võitis kõikide poolehoiu ja südamed. Milles oli asi? Eesti laulukoor esines rahvariietes. Rahvariided olid tagasihoidlikud, nad olid kõige tagasihoidlikumad, kõige vähem värvirikkad, see oli see linane niisugune, ütleme, igapäeva talu töö tegemise riie. Ja nad ei laulnud inglise keeles, nad laulsid eesti keeles ja nad ei laulnud mingisuguse tümakal laulukesi. Me laulsime Kirillius Kreeki ja Kirillius Kreegi laulus tajus see Euroopa nii koolitatud muusikaline kõrv, kes on harjunud elama pidevalt nii eliit ja parima muusika kuulamisel. See kõrv tajus ära meie muusikas midagi ainulaadset, milles helises meie minevik, meie maa, meie loodus, meie hing, milles vulisesid need ojad, need allikad, need jõed, milles helklesid need järved ja me saime esikoha. Ja võime öelda, et see oli nii-öelda eestlaste triumf, meid igal pool nii-öelda kanti käetel peaaegu. Estonia, Estonia, Estonia. No tõepoolest peame me siis iseennast nägema nii halvasti ja nii kehvalt. Ma arvan, et mitte, armsad sõbrad, vaid õppigem tundma, kes me tegelikult oleme, hinnakem seda, julgem selle eest julgelt seista, kui tarvis. Me ei ole kunagi olnud kellegi teise suhtes vaenulikud. Me oleme tahtnud ainult iseennast ja seda, mis meile on ilus ja kallis säilitada. Selle nimi on meie identiteet. Ärge öelge davai, baka, ärge öelge okei, tšao. Öelge nägemist, öelge tervist, öelge päikest, öelge Jumalaga, öelge mis tahes, öelge nii, nagu meie ütleme. Ärge öelge nii, nagu ütlevad teised. Tänan tähelepanu eest. Stuudios vestles Einar Raigna. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.